Kõige valusam tunne on ikka elus see, kui meie kõige suuremaid saavutusi ei peeta ikka piisavalt kaua aega meeles. Ehk me kõiki sooviksime, et meie 5. klassi lõpu tänukirja või meie 7. klassi koolide vahelise kaugushüppe 3. kohta toodaks ikka auasjana välja ka meie 50. ja 65. sünnipäeval ja kui seda ei tehta, siis võib jääda ekslik muljet, kas need sündmused polnudki tõepoolest siis nii väärilised. Ja täpselt sama lugu on Hyundai Tucsoniga. 4 aastat tagasi ilmavalgust näinud mudel sai alguses tohutu kuulsuse tänu oma radikaalsele ilmele, kuid see kuulsus hajus või kõigest mõne päevaga, kuid nüüd, kui on tulnud faceliftitud versioon, on hea vaadata, kas temal on nüüd jällegi lootust rambivalgust taaskord enda poole suunata. Tere tulemast taaskord kaasalama naisluksuri proovisõidule. Uuenenud mudel on üsna sarnase disainiga, kuid tema LED-tulede osa on nüüd rohkem laiali tõmmatud, on tal uued värvitoonid ja uued väljedisainid. Pagasrumi mahub talle 620 liitrit tavaversioonil, kuid kui sa soovid olla keskkonnateadlik, tuleb loovutada mõned liitrid pistikhübriid ajamiga versioonis, millel on 558 liitri jagu ruumi ja lisaks on tal tagaistujatel olemas jala- ja pearuumi täiesti piisavalt, kuid keskmisel reisil peab ikkagi tegema ühe korraliku võitluse vana ja kartaani tunneliga. Interjöör oli ikkagi facelifti eelsel versioonil minu meelest jäänud vajaka võrreldes ülejäänud disainiga. Nüüd on seda parandatud tänu parandatud materjalidele ja tänu sellele kliimapaneel pole enam nende puutenuppudega, vaid on nüüd päris nuppudega ja olemas tal 12,3-tolline digitaalne näidikupaneel, mis on üsna hea, kuid liiga väheste seadistusvõimalustega ja sama suur multimeediasüsteem on ka üsna selge ja kiire, kuid samuti liiga vähe, mõned ikoonid on seal ikkagi üsna mikroskoopilised. Ja kui sulle jääb mulje, et mille pärast on paljud sellisele autokonkurendid läinud nii kalliks, siis seda seetõttu, et paljud ei paku enam manuaalkäigukasti ja juba baasversioonid tulevad autodel kallite hübriidajamitega, aga Hyundai Tucson ujub jätkuvalt vastuvoolu, olles vanakooli auto, pakkudes endiselt manuaali ehk 6-käigulist manuaali ja ilma hübriidversioonita versiooni, mis tähendab, et tema baasmudel on kõigest 28 000 eurot ja on tal 1,6 liitrine turbobensiin 160 hobujõulisena saadaval see kerghübriidajamiga või topeltsiduriga 7-käigulise automaadiga, olemas tal ka 215 või 252 hobujõudu pistikhübriidversioonil ja nelikvedu pakub ta ka samuti ja olemas samasugune mootor ka vanas heas diiselmootori variandis, mis juhul on tal 136 hobujõudu. Tema hinnakiri tüürib välja vaid 40 000 euroni, mis tähendab, et on 8 000 odavam kui igipõline RAV4 ja ligi 20 000 odavam kui CR-V, mis tähendab seda, et sellises rivaalirohkes seltskonnas pakub ta ikkagi tohutult head autot. Selline oli sellekordne naisluksuri proovisõit ja kohtume juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liige turvaliselt.